on ülestõusmispühade pühapäev Palm Beachi maakonnas Floridas, kus politsei reageerib mitme sõidukiga avariile, mille põhjustas väidetavalt joobes juht, kes oli väidetavalt ärritunud oma naise oletatava truudusetuse pärast. 2 noort naist seal, need 2 tüdrukut. Jah, pole probleemi. Tere, mis toimub? Kas te nägite midagi? Jah, ma nägin seda kõike pealt. Kellest sa räägid? See tüüp, kes oli, ta on pikem mees, tal on seljas sinakas roheline särk. Tal on lühikeseks lõigatud juuksed, aga ta tuli seal all autost välja, et vaata tema auto kahjustusi. Valge või must? Valge. Valgemees, jah? Türkiissinises, nagu sinakas türkiissinises särgis. Ja ta on pikk. Olgu, Signal 3 juht on valge mees, pikk, seljas türkiissinine särk. Ja kui vana? 30-ndates, 40-ndates. Tunnistajad kirjeldasid kahtlusalust, kes hiljem tuvastati kui 50-aastane Nathaniel Bremen, kohaliku avaliku keskkooli õpetaja. Ja nii sa nägidki teda sõitmas? Jah, ma vaatasin teda. Ma nägin, kuidas ta kõigile otsa sõitis, sest ma keerasin siit paremale. Nii et ma jõudsin kohale just siis, kui ta läbi sõitis ja kõigile otsa põrutas. Ta peatus, siis vajutas pidurit ja siis vajutas gaasi ning sõitis selle Kia otsa. Tunnistajad ütlevad, et juht sõitis suure hooga otsa valgele Kiale, mida vahistamisavalduse kohaselt juhtis 9 kuud rase naine, kelle autos olid veel 2 last. Naine viidi hindamiseks haiglasse, samal ajal, kui tema lapsed võttis enda hoolde pereliige. See juht ütles hiljem politseile, et ta usub, et kokkupõrge oli tahtlik, kuna märkas, et kahtlusaluse must Toyota sõitis enne peatuma jäämist otsa veel ühele valgele autole ja kiirendas siis tema sõiduki suunas. Teise kokkupõrkesse sattunud valge autojuht ütles politseile, et kahtlusalune tegi pärast tema sõidukile otsasõitu U-pöörde ja suundus otse valge Kia poole, milles olid rase naine ja lapsed. Kõik jäid katsumusest ellu, mida uurijad hiljem väitsid, et tegu võis olla äravahetamisega, kus sihtmärgiks pidi olema Nathanieli naine, kes sõidab samuti valge autoga. Püha taevas. Nii et jah, lihtsalt anna mulle praegu 1070. See siin ja kui sa kontrollid, kas see töötab, seda... Mitte teema. Ta kuidagi tabas kõiki, kes üle tee tulid. Olgu, nii et ta tuli üle tee. Olgu, jah. Ja ta sõitis otsa neile 2 autole, mis üle tee tulid. Ta riivas ühe auto nina ja sõitis teisele otsa. Vajutas pidurit ja peatus. Ja siis ma arvan, et ta sattus paanikasse. Vajutas gaasi ja kiirendas otse sellele Kiale otsa. Ja kui ma teda nägin, siis pärast seda, kui ta rasedale naisele otsa sõitis, vajutas ta lihtsalt gaasi. Ja nii ma järgnesin talle, et numbrimärk üles märkida. Ja ta keeras paremale, mis on minu maja poole. Ja siis ta peatus ja tuli autost välja. Ja sellepärast ma saangi teile öelda, et ta oli pikk ja mis värvi särki ta kandis. Kas autos oli veel kedagi? Ma ei näinud kedagi teist. Keegi teine ei tulnud välja. Tema tuli välja natuke komistades. Tead, ta läheb välja. Natuke. Ta kõndis, nagu läks mööda kõnniteed kõndima, pööras ringi, läks tagasi oma auto juurde, istus sinna sisse ja siis kihutas minema. Lihtsalt ma arvan, et 10:70. Meil on 10, sest ma olen sellest kuulnud. 10 minutit tagasi. Nii et sul on politsei telefon, sul on tunnistajad ja kõik olemas. Jah, kas sa saad juhti tuvastada? Ei, teema. Ta tuli siit. Ta sõitis esimeses sõidureas olnud esimesele autole otsa. Siis ta sõitis siin ühele autole otsa ja siis läks mööda tänavat edasi. Olgu. Jah, see on sama lugu, mille saime ka ühelt tunnistajal. Tema auto sai kahjustada. Nii et suurustest. Me leidsime auto. Me lihtsalt, sa võiksid, kui keegi suudaks ta tuvastada ja näha, kes roolis oli. See oleks. Ma ei näinud juhti, ma nägin autot kahjustusel. Olgu, aitäh sa. Lihtsalt tahad haiglasse minna. See tüüp. Ma ei usu, et nad on nendega koos. See on maage. Kes on temaga? Kas keegi üldse on temaga? Ma ei tea. Ma ei tea. See on 4. Ta polnudki väljakutses kirjas. Ma ei tea. Ma lihtsalt lisasin auto väljakutsele. Olgu, jätka. Politseil ei lähe kaua aega, et kahtlusaluse sõiduk üles leida. See leiti krahhituna aadressil, mis oli seotud numbrimärgiga ning sellele järgnes hävingurada. Tõenäoliselt ajab ta segamini oma naise RAV4, selle RAV4-ga ja see põhjustas selle avaari seal. Ta ilmselt nägi RAV4 ja otsustas, et ta kavatseb sellele autole otsa sõita. Ta on nagu maru vihane, ta ei taha rääkida. Mis on? Mis toimub siin? Hei. Ta on üles tõusnud. Ma arvan, et see ongi see, mis toimub, tead.
ta on üles tõusnud ja ta lihtsalt vabastas kõik. Kas ma võin rohkem? Põrgu läks lahti. Mis toimub? Ta on tõusnud. Mul oli 4. Ta on tõesti- Sul oli 2 paari. ma kukkusin, see on olnud suurepärane hommik, aga sina alustasid seda. Ta ütleb, et ei tea, kus naine on. Ta on nagu, ma ei tea, kus ta on ja mina olen nagu Kuidas see auto siia sattus? teema. Ta läks otse oma majja. See on tema maja. Jah. Kogu see kahju on kõigest muust. Okicho Bija Wildcat. Thanks. Ja ta sõitis sellega niimoodi kogu tee siia. Üldiselt tema varasemad kahjustused tagaosas ongi need. Tal on alati olnud rallad, ei. Jumal teab, millele ta veel otsa sõitis. Ta ilmselt pole valmis. Teeme selle siiski ära. Ta ilmselt Sa ilmselt sõitsid otsa. Midagi, mis kahjustas auto tagaosa, on seal. Nad räägivad mulle, et tänaval on terve hulk ümber lükatud postkaste. Jõuan küll. Oh jumal küll. Kas ma vaatan, kas ma saan? CDU maailmana. see tüüp Ma lihtsalt läheb lihtsalt läksin hulluks. täitsa pööraseks. Jah, ta on maru vihane. tead mis seal juhtus? Ei, mul pole aimugi. Me Too autod. Mul pole aimugi. Jah, ma arvan, et meil on 3. Ma tõesti just jõudsin siia. 5 minutit tagasi. Ma olin Anni peal. Ja. Ma läksin õue ja mõtlesin. Kas te otsite seda? Lihtsalt selleks, et mul oleks aimu, mis toimub. Mis toimub? See on üks 3 kahtlusalusest sõidukist. Wildcat ja Okitrobi. Mitu autot ta seal tabas, sest ma näen seal hunnikuid autosid. Ma arvan, et seal on 2 või 3. Ogu. Ja nad ütlesid, et ta põgenes siit kaudu. Nad ütlesid, et see juhtus siis, kui ta tuli siit kaudu alla ja võis seal midagi tabada. Ja siis ta üritas põgeneda ja oma majja tagasi minna ja siis ta tuli, ma arvan, siit kaudu tuli tagasi. ja siis sõitis oma majja sisse. Maja. Jah, ta üritas tagasi oma majja jõuda. Kas ta on vigastatud või lihtsalt? Ma arvan küll, jah. Või siis ta on ka väga haige, nagu nad ütlesid. Olgu. Olgu, kas me hakkame? Ma arvan, et me ikka veel üritame aru saada, mis toimub. Mis? See ei ole midagi meeldivat, mida vaadata. Siia on abikaasa. Ma ei tea, kes sa olid. Nii et sa üritad. Ogu. Ja siis ta rammas veel ühte, mis näeb välja nagu... Aeg, ma ei tea. On küll. Küsi sellelt, miks? Mis kurat? Järgmisena saavad politseinikud võimaluse rääkida kahtlusaluse naisega. Võib-olla ajasid seda natuke närvi. Jah, ta on pool pudelit ära joonud. Kogu nädalavahetuse. Jaa. Jaa, ma mõtlen, et ma ei ole... Ma lihtsalt, ta on olnud vali ja agressiivne. Ja kui me lahkusime, oli ta mitte just õnnelik. Mitte just õnnelik. Nagu kohe teisel hetkel. Millal sa temaga viimati suhtlesid? Ma mõtlen, et ma olin siin ja valmistusin, siis me lahkusime ja olime hiljaks jäämas. Ilmselt umbes kell 2. Kell 2. Jaquel Paul Cox. Ja mis oli viimane sõnum? Teil oli ilmselgelt tüli. Nii et mis oli viimane sõnum? See on väga... Ei, kõik on korras. Ma olin tema peale pahane, et ta jõi. Jaa. Ja tead, ta ei ole minuga pereüritustele tulnud, nii et, aga me ei suhelnud ka eriti hästi. Nii et ma lihtsalt valmistusin lihavõtte õhtusöögiks, õhtusöögiks, aga kas me hakkame järgima? Kas me järgime autot või läheme? Ei. Sina sõidad autoga järele. Ja välja arvatud juhul, kui nad küsivad sinult, aga võib-olla saame seda kasutada. Hästi, ma sõidan autole järele, aga kas tahad veel midagi küsida? Ma lihtsalt, ma olen nii. Ta on lihtsalt olukorra pärast ärritunud sellest, et me lähme lahku ja lihtsalt talle saab see vist järjest reaalsemaks. Mille pärast ta endast väljas on? Kas ta arvab, et sa oled kellegi teisega või? Ma lähen toon sulle selle jama ära. Muidugi, absoluutselt. Vadenduust. Ja kas ta arvab, et sa oled võib-olla kellegi teisega või? Ja. Kas ta tegi sulle täna mingisuguse ähvarduse? Jah, ma mõtlen, ma olen oma häälerakendusega salvestanud. Mul on üks politseinikust sõber, kes ütles, kas sa oled kunagi proovinud mulle haiget teha? Öelda, kas sa oled nagu uuesti salvestanud? Ütles. Ausalt öeldes peaksin ma seda uuesti kuulama. Ma lihtsalt püüan seda lihtsalt tõrjuda. Sa tead küll, ma lihtsalt püüan seda mitte endasse võtta. Aga näiteks neljapäeval ta lihtsalt kõndis mulle otsa. Ja mu tütar ütles, et see muutub nagu järjest rohkemaks, jah. Lase tal saada. Talle on see ilmselge, nii et see ongi minu valik.
oma. Nii et ma ei ole täpselt kindel, milline ähvardus, nagu ma saan su kätte, ma teen haiget, ma ei ole kindel, ma peaksin kuulama seda videot. Hääli salvestis, jah. Aga lihtsalt tead, ma kavatsen sulle haiget teha, tead, lihtsalt, aga ma ei tea täpselt, nagu ma ei suutnud. Mulle peaks see meeldima. Aga see ei ela enam siin. Ta elab siin. Nii et te elate ikka veel koos, aga lahus. Jah, tema elab külaliste toas ja mina olen peamises magamistoas. Ja Kas see on lahusolek või toimub praegu tegelik lahutus? umbes aasta tagasi kohtusin ma lahutusadvokaadiga ja ta ütles, et ma pean hakkama dokumenteerima. Minu mure oli see, et ma ei tahtnud, et tal oleks hooldusõigust tema joomise tõttu. Ma kartsin, et tal oleks. Mida see tähendab, et sa ei saa meie tütre hooldusõigust? Ainult ühte. Jaa. See muutus tõsisemaks, sest mu sõber, kes töötab DCF-is, ütles, et on olemas midagi nimega SoberLink. See andis mulle võimaluse jälgida, et ta ei oleks purjus, kui meie tütar on tema hoole all. Ja nii ongi kõik hakanud rohkem paika loksuma. Mis täna juhtus, nagu mu seersant varem küsis? Kas täna oli midagi, mis teda eriti käivitas? Nii et me läksime koos ühe sõbraga vaatama Artemis 2 starti. See on tema. Nüüd ongi nii. Ta hakkab vist aru saama, et me läheme lahku ja mina püüan edasi liikuda. Nii et sõbral mõtled sa kedagi, kellega oled kohtamas käinud? Ja. Okei. Ja ta teab, et oled kellegi teisega kohtamas käinud? Noh, ta süüdistab mind selles, ma tulekan meelde, et ma ei ole tema oma. Et mind ei saa kontrollida, tead küll. Hästi. Sa ütlesid, et üks su sõber, vabandust, ma ei püüa, sekkuda sinu asjadesse niimoodi, aga ta ei ole poissõber või keegi, kellega ma käin. Okei, keegi, kellega sa käid. Hästi. Ja ta teab, et sa kellegagi käid. Ta teab, et me elame temaga. Ei, mul on kahju olnud. Ta teab, et me oleme lahus ja ma ei püüdnud kellelegi haiget teha. Teda sellega. Ma lihtsalt üritan turvaliselt lahku minna, et mu tütrega oleks kõik korras. Aga nii see ongi, ma ei visanud talle midagi näkku, aga ta hakkas aru saama. Näiteks eile õhtul olime tema juures ja ta küsis seda ja ma hakkasin ärrituma. Ta kiskus teda sellesse vahele ja ma ütlesin, et ta võib minult küsimusi küsida, tead, mitte sinult. Ja siis me lahkusime. Ida Pool? Olgu, anna mulle hetk. Sa ütlesid, et sõitsid edasi ja möödusid sellest teisest õnnetusest, eks? Kas sa juhtusid neid üldse tundma? Ma aeglustasin kiirust just nii palju, et autot näha. Auto D. Kuidas see tutva tundub? Ma lihtsalt vaatasin, kas see polnud tema oma. Aga ausalt öeldes ei vaadanud ma sellest tähelepanelikumalt. Ma lihtsalt püüdsin kohale sõites rahulikuks jääda. Nii et ma ei pööranud tähelepanu. Kiirabi viis ta ära. Ta ütles, et ta on, jah. Ta on olnud telefonikõnes. Temaga on kõik korras. Ma ei tea, mis see on. Kas tal olid kerged vigastused või? Ma ei tea. Ta oli kiirabis rahulik. Nii et muidugi, kui üldse, siis on need kõik kerged. Meie vahel polnud kõik hästi, aga ilmselgelt ma ei taha... Kas sa usud, et sa prooviksid? Sõidaksid oma autoga tema autole otsa? Ma mõtlen selle kõneposti põhjal, millest sa rääkisid, et ta üritab sulle haiget teha ja nüüd järsku ausalt öeldes. Kui ta mulle helistas, arvasin ma, et ta oli. Mida sa nüüd arvasid? Ma arvasin, et ta oli. Lihtsalt sellepärast, et ma mõtlen, tal on alkoholiprobleem, tal on depressioon. Sest ma usun, et seal on üks sõidukitest. Pilk. Paistab nii. Paistab korras olevat. See on minu auto, kas see paistab? Auto näeb välja nagu sinu oma. Aga me ei teadnud seda sel hetkel. Võib-olla ta arvas, et see olid sina. Me oleksime väljas olnud, me oleksime olnud Wellingtonis, nii et ma ei usu seda. Ja ta ei ole eriti teadlik. Tema arutlusvõime ei ole päris olemas. Kui me ta maha jätsime, ei olnud ta üldse selges seisundis. Kui sa täna ta juurest lahkusid. Jaa. Ta on ilmselt, ma ei tea. Aga tal on alkoholiprobleem, tal on püsiprobleem. See on osa põhjusest, miks me lahku läheme. Ma ei suuda... Ta on nagu 3. laps, 2. laps. Ja ta on kogu aeg purjus ning ma pean seda kogu aeg ohjama. Ja see on nagu näide sellest, mis juhtub, kui ma üritan lahkuda. Nagu kõik see, ma ei suuda seda uskuda. Ma mõtlen, see on ilmselgelt väga halb, kõige hullem üldse. Olgu, ta oli kahtlusalune. Nathanieli naine ütles politseile, et oli nädalavahetusel kõvasti joonud, enne kui sai teada tema väidetavast suhtest kellegi teisega. Juhtumi raportis selgub, et kahtlusalune väidetavalt ütles šerifi asetäitjatele, et tema naine oli teda petnud ja ta otsis teda enne, kui ta haiglasse viidi. Kui ta sinna jõudis, nõustus Nathaniel uurijatega rääkima
ning väidetavalt ütles ta, et kaotas enesevalitsuse pärast seda, kui tema tütar nimetas isiku, kes oli väidetavas suhtes osaline. Kui temalt küsiti raseda naise ja teiste otsasõitmise kohta, Nathaniel ütles, et ta ei teadnud, mis toimub ja arvas, et oli ainult postkasti otsa sõitnud. Lisaks tunnistas 50-aastane mees, et jõi umbes 6 õlut oma tugevate emotsioonide tõttu. Järgmisena saame lähemalt vaadata Nathanieli autot. Enne kui üks šerifi asetäitja hindab ohtliku juhi tekitatud kahju ulatust tema laastamisteekonnal. Olgu, kahjustused on kõrvalistuja poolel. Tagumine osa, suured kahjustused eesosas. Esistange on väljas. Ta sõitis vastu seina, ta sõitis vastu garaažiust. Tuli sisse nurga alt. Olgu, kahjustused kogu Toyota esiosas. Camry, olgu. Nii et isik sõitis vastu Comcasti jaotuskappi maja number 153 eest. Siinsete naabrite sõnul. Ja nad kirjeldavad, et ta sõitis umbes 150-ga. 100 miilit tunnis. Siin. Üks politseinik märgib tee ääres kahjustatud kaabli jaotuskappi, aga see pole veel kõik. Tabas Comcasti jaotuskappi. Võid näha refi märke. Hei, kas teil siin mingi kahju ka tekkis? Ei, midagi, mida me näha suudame ei ole. Olgu. Ei, siin pole midagi. Hästi, aitäh. Refi märgid siin äärekivi juures. Algasid maja 151 ees. Ta sõitis siin otse murul. Sõitis kõnniteel. Sa näed refi jälgi. Lõi vastu oksi. Lõi vastu Comcasti jaotuskappi, mida me siin selgelt näeme, refi jäljed. Siis sõitis maja 141 sissesõiduteele. Ta ületas tänava. Saad jälgida rehvide jälgi. Sõitis maja number 117 ees murul. Selged rehvide jäljed muru peal. Maja number 117. Ja kuhu ta siis veel läks? Mine. Tundub, et ta sõitis vastu äärekivi ja siis läks otse edasi. Kas sa näed siin mingeid jälgi? Või võib-olla just siil. Nii et ta sõitis vastu äärekivi maja number 139 ees. Muru. Rehvimärgid ja muru. Ja siis lõpuks ta läks otse. Ja siis keeras oma sissesõiduteele niimoodi. Hästi. Kui saad mulle saata e-kirja kogu teabega, mis tal on või mida ta nägi, oleks see väga hea. Ta ütles, et ta on kodus, lendas alla ja siis tabas oma garaaži. See on kõik, mida ta nägi. Ta ei näinud siin all midagi. Olgu, aga kõik tunnevad teda, kuna ta elab siin. Ta on siin. Ta on suurepärane. Daam, kes seal elab, on tema abikaasa. Tavaliselt lehvitab ja sõidab aegluselt. Nii, et ma ei tea. Jah, ta on. Ma ei usu, et ta on. Võib-olla ta ravib end ise. Kuidas ma saan sulle seda kindlalt öelda? Ma nägin, kuidas ta kiirabi autosse läks. Juhtub mõnikord halbu asju. Toimuvad. Seejärel sõidab ohvitser mööda teed edasi, et hinnata veelgi rohkem kahjusid. Stoppmärk on maas. Ma näen sõiduki refi märke. Ja tundub, et see on must Toyota, lähtudes sõiduki osadest. Mis siin maas on? On selge G. Toyota märk, see on esistange.
ja siis ka osa esistangest. Nüüd leiab politseinik veel rohkem laiali olevaid autoosi langenud stoppmärgi kõrvalt, kui ta jätkab Nathanieli väidetava teekonna jälitamist. Kuule mees, oled hõivatud? Väga. Ma töötan Maple Streetil. Olgu. Hommikusöögi koht. Olgu. Aitäh! Olgu, aitäh, ma hindan seda. Hästi, aitäh, kindlasti. Ole tänuväär, aitäh treener! Hästi mees, hoia end. Olen sulle tänulik! Hoia end. Hästi. Ma saan aru! Jaa. Nii et stoppmärk on maas. Osad sõidukist on jäänud murule. Assaj. Rehvijäljed. Ta ületas tänava. Ta ületas tänava ja kahjustas postkasti maja number 133 ees. Stalini avenue 133. Võite näha rehvimärke. Postkast on kahjustatud. Ja ka osa sõidukist on jäänud maha. Maas. Kokku. Väidetavalt kahjustas Nathaniel 3 sõidukit, sealhulgas omaenda stopmark, postkast ja kaablikapp, enne kui ta sõitis oma enda majja sisse, kahjustades garaažiala. Nathanielile esitati süüdistus raskendatud kallaletungis surmava relvaga ilma tapmiskavatsuseta ning vigastustega liiklusõnnetuse sündmuskohal peatumata jätmises ja sealt lahkumises. Viimaste andmete kohaselt 50-aastane mees vabastati $5000 suuruse kautsjoni vastu ja ootab järgmist kohtuistungit. Telli kohe, et saada lihtsamalt ligi Law and Crime bodycami viimastele uudistele.